Kallid kuulajad ja vaatajad! Kiriku aasta järgi on täna teine pühapäev enne paastuaega. See on siis 7. veebruar aastal 2021. Jumala sõna jutluse aluseks on meil täna Matteuse evangeeliumist, peatükist 13. Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde. Ja tema juurde kogunes suur rahva hulk, nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles: vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda. Ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni 100, mõni 60, mõni 30 seemet. Kel kõrvad on, kuulgu. Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust. Igaühe juurde, kes sõna kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisub kõlvatu ta südamest. See on tee äärde külvatud seeme. Mis kivisele maale külvati, on see, kes sõna kuuleb ja selle kohe rõõmuga vastu võtab, aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik. Kui teda sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta end kohe eksitada. Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks. Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis ka vilja kannab. Mõni 100, mõni 60, mõni aga 30-kordselt. See on issanda püha evangeelium. Kallid sõbrad, unistus on elus võimas jõud. Unistusel on võime meie elu vormida ja kujundada ning päris reaalses mõttes saavad unistused määrata meie eluteed. Julgustame ju lapsi unistama, sest mõistame sünnipäraselt unistuste liikuma panevat jõudu. Hiljem peame võib-olla vanematena sekkuma ja pakkuma lastele turustatavate oskustega unenägusid. Tõenäoliselt oleme kohanud inimesi, kellel pole unistusi. Nad on nagu tüürita laevad, mida juhib kaootiline tuuleiil ja sihitud lained. Meil on isikliku eluga seotud unistused. Näiteks poisid unistavad tuletõrjuja või politseiniku ametist ning tahavad seejärel kosmonautideks või eduka idufirma juhtideks saada. Unenägudes näeme ennast kangelaste ja vallutajatena. Võib-olla mõned tüdrukud unistavad tennisemängija karjäärist või soovivad saada heaks korvpallureiks, aga väidetavalt keskenduvad neidude unistused enamjaolt armastusele, suhetele ja laste kasvatamisele. Soovitakse mõjutada teiste inimeste elusid. Jeesusel oli unistusi ka meie, see tähendab oma rahva kohta. Tema unistuseks oli see, et meil võiks olla elu, ja seda oleks ülirohkesti. Jeesus kutsub meid üles viima ellu unistust elust, kus järgime tema ideaali
võttes oma risti enda peale ja järgides teda. Enda järele katsumisel ja teiste inimeste vaatlemisel võib vahel selguda, et oleme oma unistused nagu maha müünud, tegelenud palju teiste ja kõrvalise nähtusega. Vähesed meist on Jeesuse Kristuse tõelised järgijad, suurepärased hoolekandetöötajad või külluslikult elavad jüngrid. Tänane evangeelium heidab veidi valgust meie olukorrale. Tähendamissõnas külvajast on rõhk Jumala külluslikul heldusel. Jumal on nagu ennast unustav või pöörane põllumees, kes külvab armastuse ja armu seemneid valimatult üle kogu oma põllu. Neid langeb igale poole. Mõistujutu alateemana peaks meid kõnetama vastutus, kuidas võtame vastu Jumala armastust ja armu ning nendele reageerime. Mõnikord takistab meie südame kõvadus ja muud olemise valdkonnad Jumala armuvahendite täielikku juurdumist meie elus. Tulemuseks on aga kidur elukogemus ja minimaalsed unistused. Minu jaoks on umbrohi tõeline koll. See on maailma mure ja rikkuse meelitaja, salakaval madu, mis lämmatab inimeses elurikkuse ja mitmed suured unistused. Kas see jutt tundub nagu tegelik elu? Kas pole? Mis on täis umbrohtu ja võitlust ellu jäämise nimel. Võiks esitada järgmised 4 küsimust iseendale. Kas elad iga päev Jumala külluslikust armust toidetuna ja üllatud Jumala vankumatust armastusest ja tingimusteta andestusest või lihtsalt võitled ellujäämise nimel? Teiseks, kas kaebled rohkem elu ebaõigluse üle või ülistad rohkem elu headust? Kolmandaks, kas töötad ainult palga saamiseks või töötad selleks, et suunata ka oma andeid ja võimeid Issanda teenistusse? Ja viimaks ja 4. kas näed vaeva, et ots otsaga kokku tulla või suudad elurikkust ka jagada teistega? Need küsimused on nii-öelda reflekteerumiseks ehk järelemõtlemiseks. Jah, me võime Jumalat süüdistada, et kui Jumal annaks vaid meile rohkem, oleksime õnnelikud, rahulolevad ja võimelised oma unistusi ellu ka viima. Kui oleme enda vastu ausad, pole ju probleem mitte Jumalas, vaid meis endis. Enamikul meist on tõsine nii-öelda koroona erijuhtum koos motivatsiooni ja süütunde sümptomite ja isoleerituse tundega. See tähendab, et motivatsioon on väike, süütunne on suur ja oleme ja tunneme ennast isoleerituna. Jah, aga ikkagi inimesel on see pidev vajadus rohkemate ja suuremate ning paremate asjade järele, aga koos ka selle mõjuga, mida selline vajadus lõpuks inimesele avaldab. Inimene vajab alati rohkem ja ta pole kunagi rahul. Veel mõni aasta tagasi ootasid miljonid inimesed iga uut iPhone'i mudelit ning ostsid selle ilmtingimata, kuigi enda vanem mudel veel täiesti töökorras oli. Aga pidi olema ja pidi saama selle uue ja viimase mudeli. Me püüame asjadega täita oma elu tühjust. Koroona paneb meid uskuma, et Jumal on pigem puuduse kui külluse Jumal, sest Jumal ei pakuvat meile kunagi piisavalt.
Aga küsigem, kas olete valmis muudatusi tegema või olete praeguse olukorraga täiesti rahul? Kas soovite taastada oma unistused ja kogeda elurikkust, mille Jeesus meile oma surma ja ülestõusmise kaudu on juba ammu ette kinkinud? Jeesus annab meile tõepoolest kõrgema kutse. Kutse lihtsusele, ustavusele ja heldusele. Et seda tegelikkuseks elada, vajame elus tõepoolest muudatuste tegemist. Esimene samm muutustes selles reas on pihtimine ja eksimuste ülestunnistamine. Peame nõustuma, et oleme varem otsustanud ohverdada kõik õilsad ja tõelised inimlikud püüdlused mugavuse, käepärasuse, turvalisuse ja naudingu altarile. Meie tegevus pole Jumalat austanud ja see on piiranud meie võimet elada Jeesuse Kristuse jüngritena. Meie jaoks on oluline saada nutikateks finantsjuhtideks, et mõjutada muutusi meie elus. Peame vabanema krediitkaartidest, maksma võlad ja vabanema meid ahvatlevatest ahelatest. Peame ka harjutama ei ütlemist oma egole, just iseendale ja aina rohkemate asjade kogumise asemel võtma eesmärgiks ajada läbi vähemaga. Elurikkuse võti on meie elu lihtsustamine. Selle asemel, et mõõta oma elukvaliteeti meil oleva kraami alusel, võime seda teha selle järgi, mida meil ilmtingimata elu jaoks üldse vaja ei lähe. Ja lõpuks järeldus. Õudusunenäod saab taas kord unistusteks muuta. Jumala heade õnnistuste majapidajatena võime vabalt olla Jeesuse jüngrid, kelleks ta meid on ju kutsunud, ja muuta siis ka oma unistused reaalsusteks ja saavutada elu eesmärk, mille Jumal on meile igale üksikule eraldi loonud. Selleks aidaku meid Issand ise. Aamen. Listeners and viewers, according to the church year, today we have the second Sunday before Lent. So, February the 7th, 2021. Today's sermon is based on Matthew, chapter 13, verses 1 to 9, and 18 to 23. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him
that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, "A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, producing a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear." Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. This is the word of our Lord. Dear friends, the dream is a powerful force in our lives. A goal can shape our lives, and in a genuine sense, objectives can determine our way of life. We encourage children to dream because we have an innate understanding of the driving force of dreams. Later, as parents, we may need to intervene and provide children with marketable inventions. We have probably met people who have no goals. They are like rudderless ships, driven by chaotic winds and waves. We have dreams related to personal life. The boys usually dream of becoming a firefighter or a police officer, and then want to become astronauts or a successful start-up company's leaders. In dreams, we see ourselves as heroes and conquerors. Maybe some girls dream of a tennis player's career or want to become good basketball players, but the girls' dreams focus mostly on love, relationship, and family business. They want to influence other people's lives. Jesus also has dreams for us, that is, for his people. His vision is that we could have life, and that would be abundant life. Jesus calls us to realize the dream of a life where we follow his ideal, take our cross on ourselves, and follow him. Examining ourselves and looking at other people may reveal that we have sold our dreams out.
Few of us are loyal followers of Jesus Christ, excellent caregivers, or faithful disciples. And now about weeds. Today's gospel sheds some light on our situation. The parable of the sower emphasizes God's abundant generosity. God is like a crazy farmer who sows the seeds of love and grace indiscriminately all over the field. As a parable sub-theme, we should be spoken of as responsible for how we receive and respond to God's love and grace. Sometimes the hardness of our hearts and other areas of preventing the full rooting of the means of God's grace in our lives. The result is a stubborn life experience and minimal dreams. For me, weeds are a real source of evil. The world's worries and attractors of wealth that suffocate man's biodiversity and many goals. Does this story seem to you like a real life full of weeds and a struggle for survival? We should ask at least 4 questions. First, do you live each day nourished by God's abundant grace and amazed by God's unwavering love and unconditional forgiveness? Or are you just fighting for survival? And second, do you complain more about the injustice of life? Or praise more the goodness of life? And as a third, do you work only for wages, or do you work to direct your talents and abilities to serve the Lord? And fourth, do you struggle to make ends meet, or can you share abundance of life with others? Friends, yes, we can blame God. If God only gave us more, we would be happy, content, and able to make our dreams come true. If we are honest with ourselves, the problem is not in God, but in ourselves. Most of us have a serious corona special case with symptoms of motivation and guilt and sense of isolation. It is a constant need for more and bigger and better things, with the impact that such a requirement has on us. A person always needs more, and he's never satisfied. Like a few years ago, millions of people were waiting for and necessarily buying every new iPhone model. They had to have the latest one. We try to fill the emptiness of our lives with things. The corona causes us to believe that God is a God of scarcity rather than abundance, because God is never providing us with enough. Are you ready to make changes? Or are you happy with the current situation? Do you want to restore your dreams and experience the biodiversity that Jesus gave us through his death and resurrection? Changes. Jesus gives us a higher calling, a call to simplicity, faithfulness, and generosity. To make this a reality, we need life changes. The first step in a series of changes is confession. We must agree that we have previously
decided to sacrifice all noble and genuine human endeavors for the altar of comforts, convenience, security, and pleasure. Our actions have not honored God and have limited our ability to live as disciples of Jesus Christ. We need to become smart financial managers to influence change in our lives. We need to get rid of credit cards, pay off debts, and get rid of the chains that tempt us. We need to practice saying no to ourselves, and instead of collecting more and more things, aim to do less. The key to biodiversity is to make our lives easier. Instead of measuring our quality of life based on the stuff we have, we can do it based on what we don't necessarily need at all for our life. And conclusion. Nightmares can once again be turned into dreams. As good stewards of God's blessings, we can be free to be the disciples of Jesus He has called us to be, to change our dreams into reality and to achieve the destiny that God has created us to have. Aamen. Ja palugem, meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.